põrgu vallandub Pekingis, Lähis-Idas ja Trumpi vastases ajakirjanduses. Samal ajal seab Trump üles lihtsa ja jõhkra lõksu, sundides iga vastast kogu maailma ees oma sõltuvust paljastama. Hiina sõltub stabiilsusest, et säilitada kaubandus, energia ja mõjuvõim. Iraan sõltub Hiina kaitsest, et mitte jääda isoleerituks. Kui Ameerika surve kasvab, sõltub Trumpi vastane meedia kujutisest, kus president on nurka surutud, eksinud ja kaose keskel. Ja just selles punktis pöörab Trump mängu enda kasuks. Ta ei sisene sellesse kriisi kui olukorra pantvang, vaid kui see, kes tõmbab Pekingi, Teherani ja vasakpoolse meedia samale poliitilisele lahinguväljale, kus igaüks peab näitama, mida ta tegelikult kardab kaotada. 14. mail 2026, kui uudised üritasid müüa kohtumist Xi Jinpingiga kui Hiina jõudemonstratsiooni Ameerika Ühendriikide vastu, muutis Trump surve keskpunkti. Saatuslik lõks algab just sealt. Trump muudab mitmed laiali paisatud kriisid üheks sõltuvustestiks kõigile oma vastastele. Vasakpoolne ajakirjandus üritas seda olukorda näidata nii, nagu oleks Trump korraga mitmest küljest nurka surutud. Räägiti sõjast Lähis-Idas, pingetest Pekingiga, riskist Hormuzi väinas, kaubandusvaidlustest ja hirmust turgudel. Aga see narratiiv varjab peamist käiku. Kui mitu rindejoont plahvatab korraga, ei pea Trump iga tulekahju kustutama. Ta valib õige tulekahju ja sunnib teisi sellesse astuma. Valge Maja teatas, et Trump ja Xi leppisid kokku, et Hormuzi väin peab jääma avatuks energia voolamiseks. Ja et Iraan ei tohi saada tuumarelva. Täpselt sel hetkel, kui Iraani sõda domineeris, toimus ameeriklaste visiit Hiinasse. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave. Parima ajakirjandusliku kvaliteediga, usaldusväärsuse etalon. Xi soovis näida kindla juhina Trumpi ees, püüdis kasutada Taiwani hoiatuseks, öeldes, et viga selles küsimuses võib viia suhted ohtlikule rajale. Aga Trump ei nõustunud jääma Pekingi valitud teema juurde kinni. Ta tõi vestlusesse Iraani, tõi Hormuzi lauale, rääkis energiast, kaubandusest, tariifidest ja julgeolekust. Lõks sai selgeks. Kui Hiina tahab, et teda koheldaks kui ülemaailmset suurvõimu, siis peab ta ka käituma nagu ülemaailmne suurvõim. Ei saa osta naftat, kaubelda Teheraniga, kaitsta oma huve ja siis teeselda, et sul pole midagi pistmist kaosega Lähis-Idas. Just siis hakkas teine pool end segadusse ajama. Iraan, kes püüdis kriisi survevahendina kasutada, hakkas pärast diplomaatilisi palveid lubama teatud Hiina laevadel Hormuzi väinast läbi sõita. Hiina ametivõimud, Farsi agentuuri andmetel, keda tsiteeris Reuters, paljastab see midagi, mida Trumpi vastane meedia ei taha tunnistada. Pekingil on kanal Teheraniga. Kui suudetakse Hiina laevale läbipääsu paluda, saab selle eest ka vastutusele võtta. Iraani režiimi survestamiseks tõi Trump just selle punkti esile. Hiina ei saa enam teeselda neutraalsust, kui nende enda laevad saavad erikohtlemist. Iraani režiim üritas samuti vana Hiinaga mängida. Asja võitmise taktika. Saadab ettepaneku, räägib läbirääkimistest, püüab tuumaküsimusest kõrvale hiirida ja loodab, et lääne meedia survestab Trumpi suvalist paberit heaks kiitma. Nagu oleks see rahu. Trump keendus Iraani vastusest, sest see ei sisaldanud piisavalt tuumaalaseid järeleandmisi ja nimetas relvarahu äärmiselt hapraks. Vasakpoolsed tahtsid muuta selle Trumpi radikaalsuseks. Trump ei nõustunud diplomaatilise ilustusega, ilma et oleks peatatud tuumaprogrammi edenemine. Iga kokkulepe muutub lihtsalt pausiks, et Teheran saaks hinge tõmmata, jõude ümber korraldada ja naasta, et Trumpile saatuslikku lõksu uuesti provotseerida. See toimib, sest iga vastane peab valima, kas peituda või end paljastada. Kui Xi aitab Hormuzi lahti hoida, tunnistab ta, et Trump sundis teda tegutsema. Kui Xi ei aita, näita olevat Teherani poliitiline kaitsja. Kui Iraan taandub, näitab see, et nad tundsid survet. Kui ei taandu, annab see Trumpile põhjuse veelgi rohkem survestada. Kui Trumpi vastane meedia karjub vastu. Valge Maja peab selgitama, miks Hiina hakkas tegutsema just siis, kui Trump tõi selle teema lauale. Nad tahtsid näha eksinud Trumpi, kuid leidsid Trumpi, kes paneb iga vastase sammu eest maksma poliitilist hinda kaubanduses. Mäng ei ole samuti tehniline, vaid poliitiline.
Trump ja Xi arutasid tariife, Ameerika energia ostmist, põllumajandustooteid ning ligipääs kõigele muutub sama laua osaks. Sõnum Xile on konkreetne. Tahad stabiilsust, siis tõesta seda. Tahad Ameerika turgu, siis anna midagi vastu. Tahad olla vahendaja, siis kontrolli oma liitlasi. See reaalsus häirib seda blokki, sest Trump tegutseb erinevalt traditsioonilistest poliitikutest. Ta ei püüa meeldida Euroopa ajalehtede toimetustele. Ta ei torma allkirjastama nõrka kokkulepet ainult selleks, et diplomaatilisel fotol naeratada. Ta kasutab survet meetodina. Kui teine pool arvab, et on tekitanud tormi, siis Trump kasutab seda tormi, et teada saada, kes kardab vett. Vasakpoolsed käsitlevad iga kindlat sammu Ameerika Ühendriikide poolt kui ohtu, kuid püüavad seda õigustada. Kui autoritaarsed režiimid tekitavad kriisi, kui Iraan ähvardab, nimetatakse seda piirkondlikuks pingeks. Kui Hiina survestab Taiwani, nimetatakse seda tundlikuks vaidluseks. Kui Trump nõuab vastutust, nimetatakse seda eskalatsiooniks. See ümberpööramine on osa probleemist. Nüüd peab Xi selgitama oma suhteid Teheraniga. Iraan peab vastama tuumaküsimusele. Meedia peab toetama narratiivi, mida faktid hakkavad ümber lükkama. Asjalugu näitab, et suured juhid ei lahenda kriise, kui nad võtavad vastu vastaste stsenaariumi. 1983 aastal nimetas Ronald Reagan Nõukogude Liitu kurjuse impeeriumiks ja paljud pidasid teda vastutustundetuks, provokatiivseks ja ohtlikuks. Ajalehtedes ja diplomaatilistes ringkondades öeldi, et see toon võib külma sõda hullemaks muuta. Kuid Ronald Reagan mõistis, et Moskva sõltus sellest, et näida võitmatu. Samal ajal, kui ta varjas majanduslikke, tehnoloogilisi ja poliitilisi nõrkusi, survestas ta kõne, kaitse, tehnoloogia ja liitude kaudu. Nõukogude Liit püüdis vastu seista, kuid see tõmmati võistlusse, mida ta ei suutnud jätkata. Trump rakendab selle loogika tänapäevast versiooni. Ta ei lase Hiinal valida ainult Taiwani, Iraanil ainult propagandat ning ei lase meedial valida ainult pealkirja. Tema vastu laiendab ta mänguvälja seni, kuni vastane paljastab, kus tal valutab. Teisedki riigid näitavad, et see reegel kehtib. Iisrael seisab silmitsi relvastatud rühmitustega, kes ründavad esimesena ja püüavad seejärel kasutada rahvusvahelisi organisatsioone, meediat ja sümpaatseid valitsusi, et kujutada Iisraeli vastureaktsiooni Jeruusalemma süüna. Elab pideva Hiina ähvarduse all, saare kaitsmist peetakse provokatsiooniks. Ühendkuningriik keeldus Falklandi saartel aktsepteerimast, et Argentiina määrab pärast sissetungi kriisi tempo. Kõigil neil juhtudel hakkab kaotama pool, kes aktsepteerib vaenlase seatud raamistikku. Trump teeb vastupidi. Ta sunnib Hiinat varjust välja tulema, sunnib Iraani näitama, kas nad tahavad tõelist kokkulepet või lihtsalt aega võita. Nüüd lasub järgmine käik vastastel. Hiina võib aidata hoormusi väina avatuna hoida ja sisuliselt tunnistada, et Trump pani nad tegutsema. Iraan võib järele anda tuumaküsimuses või võtta suurema surveriski. Liitlased, kellele meeldib Washingtonit kritiseerida, peavad valima, kas nuriseda Trumpi üle või tänada stabiilsuse eest, mida ainult Ameerika Ühendriigid suudavad kehtestada, kui kriis süveneb. Trump kasutab tuld, et survestada neid, kes arvasid, et nad kontrollivad põlengut. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepärase teabega hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et Milson Alvese kogukonnas veel aktiivsemalt kaasa lüüa.